Tere! Sõidame Jetro ja Sambaga jäljele. Oleme seda kodus teinud, aga nüüd vaatame, kuidas siis asjad toimivad, kui on rohkem inimesi koos. Väga huvitavaks on meie elu läinud 2 koeraga. Iga päevaga toimuvad arengud. Samba on suurepärane emme olnud. Minu arust ta laseb sellel väiksel põnnil ennast võib-olla liiga palju kiusata, et see ripub tal kogu aeg hammastega kuskil kinni, aga väike põnn ei olegi enam nii väike. Väike ei olegi enam nii väike, ta on juba nii suur, et varsti on emme suurune, tundub. Ta oma neid mõõtmeid eriti ei adu, ronib emmele kõhu alla, siis emmele kõik jalad on juba õhus ja eile ronis tooli alla ja siis jooksis tool seljas ringi õues. Aiatool oli seljas, sellepärast, et juba kasvu on nii palju, aga ta oma suurust veel eriti ei adu, arvab ikka, et ta on niisugune väike kutsa, kes mahub emmele kõhu alla. Aga jah, mängud on talle, hambad on endiselt ju nii teravad, need piimahambad, et Paul ütles, et üks päev emme mokad olid tõesti lõhki olnud. Ja seda nagu ei märganud, sest ega Jetro ju Sambad mulle väga lähedale ei lase. Aga õnneks on tal nüüd oma aedik olemas ja saan ka Sambaga eraldi tegeleda, et hakkame vaikselt trenni tegema. Need arengud on siis sellised, et Sambal on nüüd siis kõik see, mis tal see paus tuli vahepeal, siis 7 kuud trennides. Et kõik see vurts on tal niimoodi sisse kogunenud, et ta on selline üsna plahvatus on ju. Trenni lähed tegema, katust konkreetselt sõidab, instinkt läheb nii kõrgele. Ja võt nendel hetkedel, kui siis Jetroga kokku lasta, siis ta võib talle küll pasunasse anda nii, et see hoiab siis kilomeetri kaugusele korraliku paugu. See tähendab siis ujuma minnes näiteks. See keerab teda korralikult ülesse. Ja me leidsin mingid puust reketid saunast, hakkasime seal sauna korrastama suvehooajaks ja leidsin mingid puust reketid, mis ongi niisugused vahtplastist pallide jaoks mõeldud. Ja kui ma selle vahtplastist palli selle puureketiga lõin, see lendas nagu hästi-hästi kaugele ja see Sambal siis hakkas katus selle peale niimoodi sõitma, et jooksis pallile järele ja pärast, kui ma hakkasin seda palli uuesti lööma, siis kõigepealt ta peksis selle Jetro eemale ja siis olin mina üleni sinikaid täis jalad ja kõik, sellepärast, et silmad olid tal tagurpidi ja nii kui ta seda reketit juba nägi, siis see oli jube. Ja kes trenni platsil, mida ei ole nagu 100 aastat juhtunud, teeme ilusti kõrval kõndi, äkki aiast väljas, meil on nüüd ju seal trenniplatsil aed ümber. Äkki ta märkas, ma arvan, mingit looma, mina ei näinud, kes see oli ja siis pani siukse jooksuga, et ma ei tea, see kiirus oli ikka mega lihtsalt sellele loomale järele. Et läheb raskeks, et mõtleme ju võistlema minna. Väga palju aega ei ole, aga vurtsu on tal sees nii, et see on üsna kohutav jah. Et kui aiast ta on siuke vaos hoitud ja Paul just rääkis täna hommikul, kui ta läks Jetrot välja laskma, et lasi Samba ennem välja ja siis tuli Jetro, see läheb ju ka lolliks kohe, hüppab peale ja et siis oli niimoodi täiesti rahulikult ära blokeerinud, et Jetro ei saaks peremehele peale hüpata kuidagi nagu, see emme õpetus on ikka siuke ülihea asi. Et kuna meil ju kutsikad olid, neid 7 tükki oli üsna raske hallata, et kus nad siis pissile ja kakale läksid, et nii kui nad nendega uksest välja said, oli ju kange häda ja nad harjusid peenras käima hädal. Et 7-ga isegi 2 oli väga raske neid nagu õigesse kohta viia, väiksed kutsud on ju. Harjusid peenras käima ja siis ma mõtlesin, et hea küll ma seda Jetrot hakkan siis eraldi pärast õpetama, et enam peenras ei käida, aga kuidagi nagu sinnani ei jõudnud ja tundub, et see emme on teda õpetanud ka peenras mitte käima. Üldse, et ta ei lähe peenrasse. Et isegi kui ta näeb, ma kutsun teda, Maius on mul peos, võiks nagu üle peenra joosta minu juurde, ei.
emme on ilusti ära õpetanud, nii et see teise koera koolitamine on ikkagi oluliselt lihtsam. Emme teeb suure töö ära. Ja mis ma siis veel tahtsin rääkida? Et juba blokkis. Et on lahe, kui on et on ikkagi väga lahe, kui on 2 koera, et neil omavahel on väga äge. Ja nüüd viimase päevade arengud on siis see, et kui nad ennem ei saanud lihtsalt, Jetro mäng oli ju selline, et ta ainult aukus, emme peale on ju, siis jälle pasunasse emmele ja siis nüüd viimaste päevade areng on see, et on nagu õppinud rohkem mängima. Et seda kisa on vähem ja naudivad juba mängu rohkem. Et ju käisid meil külas vend ja õde ja siis Jetrot ei saanud nagu nendega üldse kokku lasta, kui nemad olid omavahel harjunud mängima. Niimoodi vaikselt ilusti mängisid, mis oli koolitatud, sest täpselt sama komme ju selline aukumine on terve pesakonnal ilmselt sees, aga nemad olid õpetatud nagu mängima vaikselt ja et peksa ei tohi anda. Siis Jetrol oli sellega suuri probleeme, sest tema emmega mängud olid ikkagi väga agressiivsed. Aga nüüd hakkab nagu tulema, et suudab nagu vaiksemalt ka mängida. Eile ajasid üksteist taga. Ja juba ajasid üks sees ja teine taga ja aknast vaadates olid sellised päris mõnusad mängud, nii et õudselt kihvt, kui sul on 2 koera. Ja täna siis tahtis juba Jetro väga autosse tulla, bussi siis, et meil on buss nüüd 2 koera jaoks ja väga-väga tahtis tulla meiega kaasa. Nii et vaatame, mis meil seal siis jäljel toimuma hakkab. Igatahes siuke hästi äge elu. Et soovitan kõigile, võtke 2 koera. On nendel lihtsam. Ja teine koer ka. Ja Jetro on, jah, ja koertel muidugi omavahel on väga äge. Ja saab neid muidugi eraldi panna. Meil on mõlemal eraldi aedikud tehtud, et saavad üksteisest puhata ja saab neid eraldi võtta välja. Võtab muidugi aega koolitada või harjutada neid üksteisega. Kui võõrad koerad. Ja võõraste koertega on jah, võib-olla natuke keerulisem, aga meil on ju sünnist saati olnud, et see on veel eriti äge. Väga kihvt, nagu et sünnist saadik olen saanud koolitada endale koera, et seda rahunemist sai õpetatud juba esimesest hetkest, nagu võimalus juba oli koolitama hakata, nii sai seda rahunemist õpetada. Tundub, et Jetro on natuke siuksem rahulikuma peaga ka, mitte nii hull nagu emme. Kuigi algus tundus, et oli kõige hullem kisakõri seal aedikus. Me ju teda valisime, mõtlesime, et me ei saa ikka teda jätta. Aga miks see üldse Jetro meile tuli, oli see, et tema ise ju valis meid välja. Kõigepealt ma ilmselt saatsin selle sõnum juba universumisse, et nagu sündima hakkas, esimene kutsikas tuli välja, oli sonaarne ja isane ja ütlesin kohe, olemas. Ja siis ta oli siuke kõige suurem ja esimene ja siis ma hakkasin teda Jetroks hüüdma. Me otsustasime ära, et oma koerale me paneme Jetro nimeks ja mees veel ütles, et mis sa siis kogu aeg teda Jetroks hüüad, et me ei ole ju otsustanud, kelle me jätame. Meil oli valik 2 koera vahel. Teine koer läks nüüd Üllele, et 2 vahel olime, aga Jetro valis ise välja, et ta oli kõige hullem kisakõri, lõugas seal. No ega teine oli ka selline paras tegelane on ju pärast hakkas tema seal tükke tegema, aga Jetro valis meid ära ja siis ta rahunes kohe maha, et kui ta oli meile selgeks teinud, sest ta tuli sealt kogu aeg välja oma aedikust, ronis sealt üles ja ta keeldus tagasi minemast. Ta käis üksipäini, et las need teised olla seal oma aedikus, tema peab väljas käima, siis ta käis tähtsa näoga ringi ja andis meile mõista, et see on tema kodu, et meil nagu kahtlust ei jäänud selles ja kui me mõtlesime, et me ei saa teisiti teha, et koer on ju otsustanud, et ju see siis peab olema nii, on ju. Et vaatame, mis siis saab. Aga olgu, tuleb veel häid mõtteid, eks ma siis räägin.
vaatame, kuidas jälle läheb. Tšau.